Tere kõigile, mina olen Maria. Hei, sina Miki! Tere, minu nimi on Sydney. Ja meie oleme Jutšikid! Täna me oleme teie ees Q&A-ga, aga seekord need küsimused ei ole valitud kommentaaridest, vaid meil on eraldi mäng selle jaoks. Meie nimi on Ask FM! Me oleme filminud seda algust 5 korda ja mida rohkem me ära väsime, seda kõvemini sa karjuma hakkas. Mida rohkem väsinud ma imen seda energiat. Tegelikult inimesed ütlevad, et ma imen teistest. Ja ma just kellegi üks päev ütlesin seda. Sa oled see, kes on nagu, mõned inimesed on süsin teid nimelt. Kordamööda hakkame siit küsimusi võtma ja siis kellel on kõige huvitavam lugu, see räägib. Davai, alustame. Mine oma telefoni galeriisse näita kõige uuemat ja kõige vanemat pilti. Kõige uuemat ja kõige vanemat. Siis nagu esimest... Alustame kõige vanemast. Kõige vanemast. Ma vist Loki tean, mis ma... 10 000 pilti ma hakkan scrollima. Aja, palju viimast pilti ma ei näita. Pead näitama. Too much skin. Ei, te reaalselt peate nagu näitama. Okei, esimene norm. Mu esimene pilt on selfie, mis ma tegin, kui ma selle telefoni sain. See oli see sama õhtu ja siis see oli minu emotsioon. Ma olin lihtsalt väga õnnelik. See on kuidagi, et kui sa vajutad kuidagi kõige üles ja siis ta läheb ise samast. Sa pead näitama. Muidu ma näita neile vähemalt. Mul on esimene. Ma näitaks eelmimast. Mul on ennast kõige igava pilt. Oota, ma vaatan, kas kämera rollis. Mul esimene pilt on väga kõigis, ma ei tea, kas te näete. See on selline. Oota, ma proovin näidata. Sa saad kaugele. Kohe. Ja siis, kui ma selle telefoni sain, ma ei tea. No anyways, see on midagi kriis. Ma kohe jõuan albumides ka üles, äkki ta saab näitama mõnda muud pilti. Näita siis. Mul näitab nagu momentsites näitab Marvel taustapilti kõik esimest. Ja albumites näitab seda taustapilti, see on kõigil vähemalt korra elus taustapilt olnud. Sest ma pole näidati seda. See on minu mõelest kõigil elus. Ma olen sellist, nagu mul on sarnane. Väga igav. Ja kõige viimane pilt ka. Mul on screenshot. Mul on viimane snappi. Hakka seda näitama. Ei, see pole hullu. Ja aga nagu... Minul on viimane pilt Anita Sibula Instastory'st tehtud screenshot. Mida? Näita. Sest ma mõtlesin, et äkki ma saan skämmida seda... Mul on väga igav viimane pilt. Ma just editisin enne taksos neid Instastory'd ja siis on pilt, kus Aivi mööda redelit üles ronib niimoodi siuke tavaline. Näita nii eelviimane, mis sa näitad seda? Ma ei näita see. Viimane pilt, sest ma valisin, mis ma Instas seda on pannes, see nagu... Seda viimase pildi. Okei. Aivar tõi meil väiksed joogid, änud ja jätkame siis. Mitte keegi ei saa aru, kes Aivar on, Miki, sa sellest aru või? Aivi, aga me viiame teda Aivariks. Ainult sina viiad teda Aivariks reaalselt, see on mingi napaka müüdnimi maailmas lihtsalt. Kuidas oled viimase 5 aastaga muutunud? Number 1, mul on kulmud. Wow. Ei nagu, ma tunnen, et mul on selle vastu reaalne vastus sellele küsimusele. Ma olin algklassides ja siis kui ma... Seda küll. Aga siis kui ma nagu Soome kolisin algklassides ja 7. klassis ja siis 8. nagu poole peale. Ma olin täiesti õudne inimene. Ma olin räige pulli, ma olin räige rassist, ma olin räige homofoob. Nagu kõik, mida ma hetkel vihkan, olin ma väiksena. See on lihtsalt nagu mul nii ebareaalne mõelda, et ma olen kunagi nii vastu olnud. See on nii uskumatu, sellepärast, et nagu sa oled see, kes nagu on nagu kõige rohkem vastu sükest mõelda. Sa oled see, kes rigelib sekundiga. Ja nüüd mingi mu vend, et sa oled nii social justice varjag, nagu olengi, sellepärast, et see käib mulle nii vastu karva, kui keegi on rassist või nagu üldse kritiseerib kedagi millegi pärast ja sellepärast aga sa peaksid meid ju mõistma, kui sa ei saa kunagi olid selline. Aga see ongi sellepärast, et ma olin tatikas. Ma kasvasin... Okei, ma hakkan pärast. Aga nagu ongi see, et ma olin väike, ma ei saa mitte midagi aru ja siis järsku buum, see tuli see, et okei, mida asja sa teed. Ja see isegi olnud see, et ma nagu vaikselt muutusin, vaid ma lihtsalt nagu järsku ei saanudki aru, et miks ma olin süka vastik ja mul on nii imelik mõelda, et ma olen kunagi selline olnud ja siis ma nüüd alati räägin, et nagu, et people change. See on väga hea story. No ma olin 5 aastat tagasi 10. Ai, nagu ma ütlen, et 10 või 5 aasta jooksul nagu 10-15 ongi nagu kõige suurem koht, kus sa nagu muutud, mul on tunne. Nagu 10 aastasena nagu ma olin täiesti pisike laps, nii et mul on suht ilmselged muutused. Tegid kättemaksukontori videoid? Ja ei, nagu ma olin isegi siis vanem, nagu ma olin seal mingi 12. Aga 10, siis ma olin nagu 10. Ma arvan, ma olen ka päris palju muutunud, sest selle jooksul ma olen 3 koolis käinud. Nagu ma olen nii palju erinevate inimestega kohtunud ja ma arvan... Kus sa kõige esimeses koolis käisid? 21. Enne reaali käisid 21. Sa oled kõik nagu Tallinna mingi basic koolid. Mul ongi, ma teen kogu aeg naljad, mul on järgmine aasta juurde tikki minna, siis on kõik eliitkoolid käidud. Sa räästad nagu,
ma mõtlesin, sa käisid kuskil nagu mingi maakoolis enne reaali. Ei nagu mitte halvaga, ma lihtsalt mõtlesin, ma tean, aga ma olen terve elu käinud vaata eliitkoolis, ma oskan neid nii hästi võrrelda ja nagu ma olen kogu aeg õppinud hästi suure koormusega. Aga no ma arvan, et kui ma olen nii paljude inimestega tutvunud, siis need kõik on mulle midagi nagu juurde andnud ja mu maailmapilti avardanud ja siis ma olengi nagu inimesena väga-väga palju arenenud. Täiskasvaniku. Ja ma kujutan täiskasvanulikumaks, mulle meeldib öelda. Nii. Siin ilmselt. Millal tegid viimati midagi, mis on sinu mugavustsoonist väljas? See oli üliduus küsimus, aga peab täiega mõtlema. Jaa. Mul on tunne, et ma teen iga päev midagi. Ma vaatan oma kalendrit. Su mugavustsoon oli väike, et sul ei ole See on tõsi. Aga see ei ole halb, nagu ongi inimesed on nii erinevad. Ja. Minu jaoks kõik on nagu, mis on uus, on ebamugav ja mugavustsoonist väljas. Ma teen täna midagi väga mugavustsoonist väljas, nagu hiljem õhtupoole, nagu projekti jaoks. Nagu mul kuidagi viimasel ajal langevad mulle kõik projektid, kus ma pean tegema nagu asju, mis on mu nii mugavustsoonist väljas. Ma räägin nagu väga kaugelt. Ei, no täna ma pean minema trumme. Mida ma nagu viimasti mugavustsoonist väljas tegin, kas nagu... Ma ütleks ühe asja, aga nagu see ei ole nii ekstreemne. Nagu vabatahtlikult või? Millal siis sunniti kuhugi? Ei, no ma mõtlen nagu ka sükst olukorrad ka, kus ma... Olukord, kus ma pole varem olnud ja mis oli hirmus. Ma ei tea. Nagu kõige viimane oligi nagu mingi nädal või poolteist tagasi, kui ma käisin teatris. Ma käin kogu aeg teates, see ei ole nii, aga see etendus, mida ma vaatama läksin, oli täiesti minu mugavustsoonist väljas, sest ma sain need piletid nagu ühelt ürituselt tasuta, et ma ei olnud ise seda etendust valinud, siis ma tahtsin minna, et need nagu raisku ei läheks ja siis see oligi nagu sellisest seksuaalsusest ja see prantsuse etendus nagu prantsuse näitlejad, see oli full prantsuse keeles, see oli nagu tõlge all ja prantsused on nii palju avatumad inimesed ja siis nagu pool etendust need inimesed olidki full paljalt, lihtsalt täiesti niud lihtsalt pool etendust. Ma vaatasin treilerit sellest etendust ja ma teadsin, et see tuleb, seega ma juba kartsin ette, et nagu sellist asja on ebamugav, ma vaatasin minu mugavustsoonist väljas. Ma olen vabatahtlikul muusikakursusel hetkel ja ma mängin seal trumme alati. Aga see on nagu see, kus sa õpid pille, mitte ei, nagu me mängime laule, me lähme esile, nagu meil on bänd, me teeme bändi, vaata seal on ja ma mängin trumme seal on ja igasuguste uute nende kompide õppimine on nagu natuke raskem ja see on suva. Milleks ma ka ei ole? Sa mõtled nagu kombo või? Mina ei tea, mis need eesti keeles on. Soome keeles on kombo või nagu kombinatsioonide. Jah, kas või. Anyways, aga üks asi, mida ma ei ole nõus tegema, kuna meil on suht väike grupp, meil on nagu üks laulja ja üks on siis nagu klaveri taga ja siis üks asi, mida ma ei ole nõus tegema, on laulma ja ma tean, et me lähme esinema ja siis lambist ma mingi mängin oma trumme seal ja siis muusikaõpetaja tuleb minu juurde, et tood Sidni, sa oskad nii hästi laulda, et äkki sa laulad ühe laulma nagu ma ei laula ei nagu teistega koos on ja ta tahtis mind üksin laulma palju, ma ei laula nagu ma reaalselt ma isegi ei ole nõus, kooris poleks nõus laulma ja ma tahan koori minna, aga ma ei tea, et ma ei oska see oli hea minu kord. Nii. Nimeta film, mida viitsid alati vaadata. Enamik õudukaid, nagu osad õudukad on lihtsalt siuksed, et mul on tunne, et filmiga, kui sa vaatad seda, sul peab olema mingi periood möödas, kui sa võid seda uuesti vaadata. Ja nagu muidugi nagu enamike filme ma ei viitsi nagu kogu aeg uuesti vaadata, aga mõned on siuksed klassikad, mida ma suudaks nagu over vaadata. Näiteks The Purge'i kõigi 3 osa. Ma olen nii mitu korda neid näinud ja nagu Labürindi jooksjomi ma olen ka mitu korda vaadanud ja kõigi pakkus, et vaatame, ma mingi vaatame. Ja nagu mul on tunne, et ma üritan, kas mul pähe tuleb veel mõni. Mul on seeriatest Harry Potter ja siis Näljamängud. Ja Näljamängud ühe korra elus näinud. Aga kui on nagu üksiku filmina, siis ma arvan, et Valentine's Day. Ma ei tea, kas see on lihtsalt ülinuidno, siuke romantiline komöödia, aga see on see, et hästi palju erinevaid nagu inimesi ja siis sealt nagu tuleb mingi 10 erinevat paari selle filmi jooksul nagu ja siis kõigi erinevad nagu love stories ja siis mulle lihtsalt nii meeldib. See kuidagi nii nagu südant soojendab filmi. See ajab ka nagu nutma, see on vahepeal hästi kurb, siuke emotsionaalne ja mulle nii meeldib see. Üks film veel, mis ei ole õudukas, aga mida nagu kui ma juba nägin, mulle nii meeldis see, ma olen seda nii mitu korda üksinda vaadanud peale seda, on Baby Driver. Ma arvan, et sa ütled seda. Ja see, mis ta on Ansel Elgrot. Ta mängib seal ja ta on nii kohutavalt ilus ja ma juba ainult tema pärast olen nõus seda vaatama. Mul on nagu, ma vaatan hästi palju filme, hästi palju sarja, ma käin väga palju kinos. Mingi 3 korda päeva. Nagu ma tahan täna kinno minna, ma isegi ei tea, mida ma vaatan, ma lihtsalt tahan kinno minna. Ma tulen sulle. Väga hea mõttelega. Sa oled ühtne. Anyways. Ja ma arvan, et ma ühinen ka. Üks film, mida ma võin alati vaadata, on Mean Girls.
Ja kui see telekas tuleb, ma olen nagu davai, ma vaatan. Mingi kus telekas tuleb. Kunagi ta vahepeal tuleb mingi aastas. Miks sa telekat üldse vaatad? Mis inimene sa oled koopa inimene? Ja siis seeria, mida võib vaadata, on Kariibi mere piraadid. Ma nii armastan Kariibi mere piraate. Siis näljamängud ka ja siis... Nii, kõiki. Kuulad raadiot, mis laulu peale vahetad kanalit? Ma vist tean. Mul on tunne, et nagu, et kui tuleb... Kas sa vahetad nagu nüüd, sa paned kindla laulu või sa paned... Et kui sa kuulad raadiot, siis tuleb mingi laulu ja kohe vahetad. Mul on tunne, et no vaata, tihtipeale juhtub nii, et mingid mainstream laulud nagu overplaydakse. Aga reeglina mulle nagu meeldivad need laulud ja nagu... Despacito. Ja nagu minu meelest kõik need Despacitod ja teised hispaaniakeelsed laulud, ma nende nimesid ei tea, aga kõik need, kus ma juba kuulen seda taustamuusikat ja siis laulab mingi hispaania keeles nagu... Ma plakkan, et ja siis saad nagu kuulavad vabatahtlikult. Siis heavy metal mingi siuke rock. Neid ei tule raadiost. Ma ei kuule väga räppi. No ma ei tea, ma lihtsalt. Ma isiklikult ei kuule muusikat üldse. Aga midagi, mida ma võiksin kuulata, nagu kui Justin Bieber tuleb, siis ma kuulan, aga mitte seda Despacitot. Kui see välja tuli, siis ma ostsin selle telefoni. Ma ei osta kunagi laule telefoni. Nagu iTunesist ostsin selle vaata. Ja siis mulle nii meeldis, et ma kuulasin. Nüüd mul on nii kopp ees sellest. Ja aga mul on tunne, kui see Justin Bieberi versioon tuleb, siis see on nagu talutav. Siis ma ei vahetaks. Mul meeldib see algus see, et ma mingi laulab peas kasvas. Ma võin seda kuulata. Aga hetkel kõik need Eurovisiooni laulud, mis nagu Eurovisiooni peale, siis neid ma võin kuulata. Ma ei ole kõiki kuulanud, aga nagu mingi Elina nüüd Tšaevat ja Felix Sandman ja siukseid. Siit sinu kord. Kellele tahaksid töötada, kui raha ei mängiks rolli? Näitleja. Kõige ma ei oska näidata, aga nendest ei. Kui ma oskaks näidelda, nagu ma tahaks nagu näitlejaks õppida ja nagu ma hakkas ükspäev mõtlema, et kunagi ma ei tajunud, miks nad kõik näitlejaks saada. Ja siis ma hakkasin mõtlema, nagu ma nüüd kuidagi vaatan filmi selle mõttega kogu aeg, et mõtlen, et nagu näitlevad seda, mõtlen nagu see pole päris. Ja ma mõtlen, et see oleks nagu nii retsit lahe. Kui ma saaks õppida nagu, ma mõtlen nagu näitleja ja siis sinna nagu portsu läheb ka see, kui ma õpiks näitlejaks. Mul on seaks selgelt lahe. Ma vaatan praegu binge-watching uuesti Friend on ja ma selle asemel, et nagu seda korralikult vaadata, siis ma kordan neid repliike, mida nad ütlevad, et nagu saada sinna, nagu saada aru, kuidas nad on pidanud seda mitu korda harjutama seda läbi käima nagu õppin selle pealt, see on nagu inglise keeles või? Jah. Ma mõtlen, kas mingi nagu, mul on tunne, et kõik siuksed nagu moedisainerite tööd, aga mitte kusjuures nagu see actual designer või see, vaid see tema assistent, kes kõikide tema asjadega tegeleb. Või stilist. Minu meelest see, kes nagu manage'ib teisi inimesi, see, kes korraldab kõike, see on minu meelest nii lahe. See on mu nagu, reaalselt see on mu nagu... See on reaalselt tasuv töö, nagu sa saad tegelikult teha. Ei no ma tean, mulle seal nii meeldiks, isegi kui nagu, vaata, siin küsimus oli, et kui raha ei mängiks rolli, nagu minu meelest see oli ikkagi nii lahe, kui sa nagu manage'id ja korraldad kõiki teisi asju, nagu see on, mul midagi oli lahedat sellest lihtsalt. Ma vist tahaks ka olla nagu näitleja või stilist. YouTube. Ma tahaks YouTube'il olla nii, et ma saan eesti keeles sisu teha ja et see tasuks ära. Sest et praegu ma arvan, ma ei elaks ära muidu. Ja siis neljas variant võib olla nagu mingi modell. Aga nagu ma ei tahaks olla mingi full nagu ainult. Nagu mul meeldiks teha mingi vahepeal mingid nagu väikseid projekte. Üks inimene siit sellist korraks koliks aastaks ajaks sinu juurde elama, kelle valiksid ja miks? Kas ma võin esimesena vastata? Võime? Ma pean mõtlema. Sydneys, sest ma ei suudaks Vikiga kunagi samas majas elada. Ja nagu see pole nagu, asi pole Victorias. Või no asi on Victorias. Asi on Victorias. Aga kuule, nagu ei see niimoodi, ma olen käinud Victorial nagu külas on ju, ma käisin sulle sleepover'ile värki ja mul on tunne, et nagu isegi... Ei, sleepover'ile ei käisin. Sa ei ole ainult öeldakse, et... Ja ma mõtlesin seda, kui me filmisime mingit introt selle kollaabi jaoks. Ja kes küll jah. Ja nagu mul on tunne, et miks asi pole niivõrd sinus, on see, et sa ei suudaks minuga. Mul on tunne, et ma ajaksin sind hulluks ja see, et siis sa hakkaks mu peale nagu mingi karjuma, sa ajaks mind hulluks. Mul on tunne, et me oleme sinuga lihtsalt nii kontrastilised inimesed, sa oled see, kellel on life figured out täiesti. Ma olen see, kes on vahest terve nädalavahetuse kodus lihtsalt. Nagu mul on tunne, et üldiselt mul ei ole nagu, ei nagu usu mind, ma olen lihtsalt nii erinevad. Ei, ma usun, jah. Et ma ei suudaks suga mitte kunagi. Kas me läheb Jonitaga praegu arvesse? Me tahtsime kunagi kokku kolida suga minu meelest. Ma nagu, ma ei taha solvata Vikit. Aga ma võtaks ka Maria, aga sellepärast, et sa oled nii, nagu mul tunne, et sa oled nii perfektsionist. See nagu, ma elan sealaudas. Ei nagu mul on, ma olen perfektsionist
aga mitte igas asjas. Ma olen hästi perfektsionist enda töös, nagu kui ma teen koos nagu videoid või mingi kunstiteost, aga nagu mitte nagu igas asjas, nagu mu tuba on igapäevaseks täiesti. Jaa, aga sa oled samas mõttes väikestes megaperfektsionist. Näiteks, ma ostsin ma puusi sinuga sinu juurde, ja see mingi tahtsin, ma hakkan nüüd seda lõikama. Ja selle asemel ma olin... See ei ole perfektsionist. On. Ma ütlesin, et vahet jälle ma ei viitsi seda lõigata, lihtsalt sööme sealt sest musika, aga see mingi ei, oota, paned oma blogi ja siis mingi 100 aastat, mingi 40 minutit lõikasin. Ja ülikorralikult kõik seemned võitis ära suurde kaussi, aga sööme nagu, ma olen see, kes ei suuda asju niimoodi prepareerida, ma olen nagu, ma tahan kohe ja ma võtan. See ongi see, et ma ei ole perfektsionist, vaid mul on see teatud asjadega, mul on kindlalt rutiinid, kuidas ma teen näiteks, mulle meeldib toit kõik valmis teha ja siis seda nautida. See ei ole, et ma perfektsionist, ma lihtsalt ei taha mitut asja korraga, mulle meeldib nagu nautida seda, ma tahan, et ma oleks kõik korralikult valmis. Mida muudaksid enda iseloomu juures? Mul on see, ma panen mõtlema, sest ma tegelikult on nii palju asju, milles ma saan ennast veel arendada ja paremaks, aga ma ei taha nagu otseselt muuta, sest siis see ei oleks mina, sest kõik need iseloomud tunnust on minul iseloomulikud ju. Ma tean, et ma olen hästi põikpäine ja nagu mul ongi see, et mul on kindlad rutiinid ja asjad, mis mul meeldib teha ja ma nagu ei ole väga kergelt nõus neist lahti laskma. Aga samas see on nii nagu sinul ikka asi. See on tõsi, aga näiteks mu vanemaid kodus see täiega häirib, et ma mingi panen selle võileiva peale võid ülikauas, ma tahan, et kõik ääred oleks koos, aga järgmist inimest on järjekorras. Ma isegi ei pane võid, mitte siis see võtab liiga kaua aega lihtsalt. Sulvad kõik ääred olema võrdselt. Ma võtan, et pane saia juustu, võtan masa pudel. Sul tuleb iga amps olema täpselt sama maitse. Et osa saab su saama. Vot, see on põhjus, miks ma ei suudaks. Aga oota, ma võin sõna võtta selle küsimuse. Mul on tunne, et nagu ma tegelikult väga mõistan su selles loogikat, et kõik iseloomujoored teevadki sinust sinu enda, aga kui ma peaksin ühe võtma, mis mind ennast nagu häirib ja ma tean, et teisi häirib see, siis mul on nii, et mul on nagu tihtipeale raske kontrollida ennast, kui mingi emotsioon üle võtab. Nagu näiteks, tihti juhtub, kui ma väga vihane olen. Või kui mõni inimene... Ja, aga nagu mul on nii, et kui ma lähen väga vihaseks, siis ma peast tean, et ma ei taha inimesele neid asju öelda. Ma peast tean, et ma ei taha nagu... Kui ma nagu lähen vihaseks ja ma mõtlen nagu purely väga vihaseks ja panen näiteks vaidlema kellegagi, siis ma ei kontrolli, mida ma ütlen ja nagu ma tahaks nii väga, et ma suudaks kontrollida. Ma tahaks nii väga, et kui keegi ajab mind vihale, ma suudan olla see targem inimene, kes minema kõnnib ja tõstab. Ja, ma arvan, et mul on see, et mul on kaks asja. Ma tahaksin, et ma saaksin inimeste puhul nagu eelaimdustest lahti. Kui ma kuulen midagi, siis see mõjutab mind nii väga ja see ei pruugi isegi tõsi olla. Kõige parem lugu on see, et ma arvasin, et üks inimene on räige fuckboy. Pärast tuleb välja, et ta ei olegi, on ja ma nagu... Jaa, see on päris väge ka loomulikult. Aga nagu... Ma põhjendun nii väga nagu eelaimduste peale ja see häirib mind tegelikult isiklikult nii väga. Teine asi on see, et ma lähen väga kergelt kadedaks kõigi peale. Nagu ma kadestasin, ma läksin oma klassiõe peale kadedaks, et ta sai endale MacBooki, mis mul on juba 2 aastat olnud. Nagu ma sain 2 aastat enne teda MacBooki ja nagu see iMaci tähendab. Ja ma sain kadedaks tema peale, et ta sai selle. Mul vist on see, et kui ma olen nagu väsinud või mul on mingi pikk päev olnud, sa oled hästi palju inimestega suheldini, siis kui ma olen väsinud ja siis tullakse minuga rääkima. Ja ma see on perega rohkem. Mul on ka emaga. Siis on see, et ma hakkan hästi kergelt võtta nagu nähvama. Sest et ma ei suuda ennast enam kontrollida, aga see on käinud perega, teistega see on kontrollitud. Ma ei tea, sest see on see, et nagu, et kodu vaata, see on nagu see, et kui sul on ülipikk päev. See on nii safe zone, et ma tean, et mida ei saa juhtida, sellepärast ma julgen seal. See ongi ülihea, et see ongi... Sa oled kui emotsioonid välja elada, aga see on ülihald, mis ma nende peale on, sest see nagu tegelikult väsitab neid. Aga samas, kui sul ei oleks nagu kodus ka seda safe zone'i, kus sa saaksid ennast välja elada, siis nagu sa läheks hulluks. Ma nagu alati pärast selgitan ka, et nagu mul ongi see, et kui ma olen terve päeva pidanud inimestega tore olema ja inimesed mind närvivad, ma olen seda vihanud sees, siis ma tihtipeale kodus, eriti tulen tühja kõhukas ja ma just ütlen ülikurjast. Ma elan nii palju emotsioone läbi. Ma Mida käisid viimati kinos vaatamas ja kuidas meeldis? Kas sa oled kunagi poole filmi pealt kinost lahkunud? Lahkunud ma küll ei ole. Mina võin alustada. Mina Sydney käisime eile õhtul vaatamas filmi Tõde või tegu. Maailma parim film. Palun minge seda. Okei, mitte maailma parim film. Aga mulle meeldis nii väga see film. Aga mul on tunne, et iga hea filmiga mul on see, et alguses ma olen mingi see maailma parim ja siis ma pärast olen mingi tõkke, ma ei tea. Aga see on edasi väga hea film. Nagu Lucy Hale ja Tyler Posey mängisid seal juba sellepärast ma olin mingi sold, ma lähen sinna. Aga ma ei ole, ma nagu enda mäletamist mööda pole kunagi varem filmi pealt ära läinud. Mul on mitu korda, kus ma olen nagu peaaegu kaalunud, et kohe lähen. Oota, äkki ma vist...
Tulen, võib-olla, kui üldse siis ühe korra võib-olla, aga ma ei mäleta nagu millal. Ma ei ole lahkunud, aga küll aga olen ma jäänud magama paar korda. Jaa, nagu väga hea unega magama. Okei, sa käid nii palju vaatamas, et sul nagu mingid peavad igavad olema. Okei, viimati ma käisin vaatamas Lopin Chase'i linastust ja see oli väga vinge. See sai liiga kiiresti läbi, ma reaalselt arvasin, et see kestis nagu mingi 10 minutit. Nagu see koht, kui see ära lõppes, ma nagu mingi, sa juba pool tundi mööda, sa oled, see oli nii huvitav, ma olin nii nagu kaasa haaratud ja siis nagu ma tahaks täheks sellele, et mingi jätkuv osa. Ma loodan räägida, tuleb siis sealt on ülihea oleks minu mõttes jätkata, aga... Et ta tegigi meelega, et tal oleks võimalus. Ja ma arvan, et see on sellepärast ka, et kui ma lähen kinno, ma nagu mõtestan ennast, et ma istun järgmist 2 tundi vähemalt siin on ja siis see oligi nagu pool tundi läks vaata mega tuttu. Et noh, loogiline. Ma meeldis see ka, et see oli nagu eesti keeles ja seal oli nii palju nagu tuttavaid jälle neid eesti nägusid meie enda nagu YouTube'i maastikult ei olnud nagu professionaalsed näitlejad ja siis see oli kuidagi see samastud nii palju rohkem, et no mingi Maria seal ja mina seal. Ma loodan, et teile meeldis see video, sest et meil on veel nii palju küsimusi, millele me ei ole jõudnud vastata, seega meil on võimalus teha järgmine osa, et andke meile kommentaarides teada, et kas te soovite. Kindlasti ärge unustage sellele videole ka like visata. Ja muidugi ka tellige meie kanalit, sest ilmselgelt me oleme tagasi. Ja siis te ei jää meie iga esmaspäevasest videost ilma. Seega näeme juba nädala pärast. Tšauki! Juud! Tšauki ütlesin. Okei, 3, 2, 1. Juud!